ma tuulen taevast ülevalt ja sõnumeid on teile sealt. Tead, see kroona luusib endiselt ringi. Alastaja lutikas küll võivad mõned ikka visad olla. Peale uue ja põneva leiutise Jõmina käpi uudsuse võlu lahtumist on Adalbertil vaata jälle kodus igav hakanud. Oskar koer hakkas vaata leiutama aparaati, mis kroona kohe kinni püüaks. Ja Adalbert vanas emu kujutas seepeale kodus ette, kuidas ta ise kroona kinni püüab. Selle mõttega mängida oli ju päris tore. Aga mõtle, kui kroona on juhtumisi nii tugev, et annab Adalbertil hoopis enesele tuupi. Ja Adalbert otsustas ehitada raketi, et saata kroona hoopis kosmosesse. Las siis vingub seal nagu haige vihmaus ja lunib luba tagasi tulla. Tutkid, brat. Aga ega see raketi leiutamine ikka teab, mis lihtne töö pole ka. Sa karvane lutika lille, et kust tuli ikka sealt tossu ja suitsu välja ja taevasse paiskus kolinal, nii et kole. Kuid kahjuks lõppesid asjad ikkagi üsnagi ootuspäraselt. Samal ajal treenis Mati oma staadionil uueks maailmarekordiks. No vaata, mina ei tea, kust tuleb sellel Matil see jaks, et muud kui hommikust õhtuni muud kui vuhid ja vuhid seda sporti seal teha. Vahepeal rüüpad piimakest kõrvale ja siis muud kui lased aga staadionil edasi nagu orav rattas, mõtlen hoia ja keela. Aga ütleme nii, et sport on tubli ja pole midagi paha öelda, sa karvane lutika mose. Adalbert! Hei! Naabrimees, mis sa pulli teete? Mis see on uus müts sul või? Ei, mis uus müts? Ma siin paratagu selle potiga päästan maailma lihtsalt. Tead, ma otsustasin, ma hakkan sellega kroonat püüdma. Kuule, ega sina kroonat näinud ei ole siin juhuslikult? Kroonat? Mis vaata ringi, mitte kedagi pole, tead. Aga tead, no vaata, mina oma eelmisel maailmarännakul lennasin tead oma vasaraga Hiinamaale. Ja seal ma kohtasin ühte Hiina mäkra. Või oli Hiina põder. Või oli Hiina panda. Ma ka ei tea, tead, need kõik on ühe näoga. Ja tema ütles, et tema vana klassivend oli kroona. Ära aja! Ja see kroona oli ilge lõdipüks. Tead, ta oli siuke hädine, tead. Hädin hoopis. Mitte midagi ei saanud hakkama, tead. Ta oli kehalise kasvatuse tunnis, kui teised jooksid maratoni, tema viskas, tead, pepuli maha, hakkas tõnnima, tead. Tõsi ka? Ja kui oli vaja üle kitse hüpata, ta hüppas pepuli sinna keskele maha ja siis vajus kitse pealt maha. Tõsi? Ta oli siuke lõdipüks, ta ei saanud kohe selle spordiga mitte üldse hakkama. Aga Matikene, ega sa juhuslikult ei tea, milline see kroona välja võiks näha? Ei noh, ma ise pole näinud, aga rahvasuu räägib, et ta nägevat välja nagu vedelvorst või tatikoll. Aga Mati, juhuslikult, kui mul peaks olema selline sõber, kauge sugulane, kes ka võib-olla natuke vedelvorst välja näeb ja võib-olla spordis nii hea ei ole, siis äkki sa näitaksid mõned harjutused ette, kuidas sellest kroonast eemale saaks hoida? Ja muidugi, ma näitan sulle ja siis sa näitad oma sugulasele edasi. Hea mõte! Jah, teeme nii. Tead mis? Teeme ühe väga lihtsa kükkharjutuse. Jah. See käib niimoodi. Jalad õlgade laiuselt. Jalad. Nii, käed kokku. Käed kokku. Ja sirge seljaga teeme nüüd kükke. Ja üks. Ja kaks. Ja kolm. Noh, mis sul nüüd hakkas? Mis sa tudised siin? Ma lihtsalt mõtlesin, et sinu staadion on parim koht pikutamiseks. Tead mis, mina üldse kuulsin, et Helmi rääkis, et Jõmina näpp on kõige parem asi kroona vastu. Mis asi? Jõmina näpp. Pudina lapp. Just, pudina lapp. Jah, ma ajasin sassi. Kas sa tead, mis see pudina lapp on üldse või? Ega ausalt öeldes väga hästi ei tea. Tahad, ma õpetan sulle? Jaa. Haara käest. Noh? Sõidame! Sõidame!
Printside perest pärit lakutud kass, pumpal lihad siit-sealt, mul suur on mass. Ei maha murra mind küll ükski haigus, pole minu juures tunda mitte mingit haisu. Kui tahad teeme sporti, kasvab nii ju ramm, selg sirge pea peal norus ja uhke on samm. Ära istu kodus, ära niisama soiu, aga kui sa köhid, siis jää parem koju.